6. käigu paneb sisse Unibet, mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik toob teieni autolaen Bigbank efektiga. Bigbank, laenudele spetsialiseerunud pank. Tervitus, kallid rallisõbrad, tere hommikust, tere lõunast, tere õhtust, kes meid millal kuuleb. Erinevalt Jaapani ralli kiiruskatsetest algab meie podcast sel ajal, kui on saate salvestus stuudiosse kinni pandud. Seekord veidi muutunud koosseisus 6. käik laupäeva hommikul eetrisse läheb. Seda mitte üldsegi kurbadel põhjustel, hoopis väga rõõmsatel, nimelt põhjustel, mida ei saa veel päris täpselt välja hüüda, sest olen isegi natukene infosulus, aga jah, Roland Poomi meil täna stuudios ei ole. Võib-olla siis ta homme ise saab välja kuulutada, miks teda ei ole, aga meie kõik hoiame pöialt ja ootame uudiseid. On siis täna minuga, mina endiselt Gunnar Leeste, on minuga sellel hommikutunnil Kaspar Ruus, kes on meil Delfi otseblogi pidaja. Kaspar, oled sa liinil? Jaa, olen küll. Tere ka minu poolt. Ütle inimestele ka, palju täna öösel oled maganud? Umbes pool tundi. Umbes pool tundi. Mina natukene rohkem, umbes 5 seekord. Aga kõigepealt tahaks inimestele, kes on kuskil maantee peal, kuskil tee peal, külavahe tee peal, ükskõik kus, olge ettevaatlikud, see tuul ei ole üldse naljaasi, et tulin ise mööda Tartu maanteed Raplamaa poolt. Ei olnud tore, kui 110 kilomeetri tunni kiirusega külje tuul siin natukene vibama paneb, et ei soovi seda mitte kellelegi. Helistasin ka Maanteeametisse, sest mõned ajutised liiklusmärgid on väga ohtlikult tee peal ja kui keegi peaks sel hetkel möödasõidul olema, siis ei tahaks ka selle inimese nahas olla. Kõigile teedeehitajatele ja teemärkide paigaldajatele ka jõudu tööle tänaseks. Aga Kaspar, mida me ütleme Jaapani ralli korralduse kohta, et kas sa julged ennustada, et see ralli on järgmisel aastal ka kalendris? Ei, ega ausalt öeldes ei julge ennustada. Eriti eilsest päevast ja eilsetest raamadest, kui seal Tanis Orda auto maani maha põles ja kui korraldajad läsid tavaliikleja Sami Pajarile ette sõita, et sellest oli juba eile teil juttu, aga see, mis nüüd täna hommikul nii-öelda selle Okasaki linnakatsega toimus, oli ka paras košmaar ikka, et mingisugust informatsiooni ei olnud ja kuskil pea tund aega katse hilines ja tegelikult ju põhjust ei tea siiamaani, et miks katse hilines. Lõpuks jäeti ju katse esimene läbimine ära, et siin pidi ju 2 korda järjest see lühikene katse toimuma. No üht-teist on läbi tilkunud, et põhjuseks võis olla siis see, et tuuker oli puudu, sest keset katset on ju ka üks suur tiigikene. Tuuker teatavasti peab olema selleks valmis, kui mõni auto peaks sinna tiiki sattuma. Nüüd me siis näeme meie saate salvestuse ajal seda suurepärast Okasaki City Super Special Stage'i. Ega väga palju tegelikult ei näe, et üsna tolmune on. Kui pardakaamera pilti parasjagu ei näidata ja näidatakse väljast, siis auto keerleb lihtsalt seal kuskil tolmu sees. No okei, tegelikult võib olla äge katse ja publikule kindlasti äge vaatamine, aga ralli sõitja seisukohast sul on niigi pikk päev olnud ja siis veel tund aega oota. Võib-olla õnn oli nende jaoks, et see kordusläbimine ära jäi või siis esimene läbimine, vahet ei ole. Aga räägime tänasest rallist ka, et natukene rahulikum päev on kindlasti olnud kui eilne päev. Kaspar, mis sa tooksid tänase võib-olla highlightina välja sellest rallist? No päeva kõige olulisem sündmus juhtuski juba esimesel katsel, kui Kalle Rompera, kes hoidis ju alustas päeva tegelikult 3. kohalt. Kohe esimesel katsel sõitis vastu Kalju seina, lõhkus rehvi ära ja kuna see kõik juhtus katse üsna alguses, pidi ka rehvi ära vahetama ja kaotas sinna üle 2,5 minuti. Ja ta lõhkus ka järgmisel katsel rehvi ja siis hommikupoole viimasel katsel, kuna ta rohkem varurehvi ei olnud, siis ta pani teadlikult
rohkem lõhutud lehvi alla, et pärast ülesõidul oleks natukenegi parem sõita ja sellega ta langes esikümnest välja. Ott Tänak kerkis 3. ja püsib seal siiamaani ja see ongi selle tänase päeva võib-olla kõige suurem sündmus siiamaani olnud. Jaa, ralli liider vahetus meil ka enne seda, kui siin need košmaarsed viivitused pihta hakkasid. Thierry Neuville nimelt tõusis ju mööda Elvin Evansist, jäi siis enne 12. katset Evansist maha 3,9 sekundiga, aga järgmisel katsel sõitis Evansist 5,9 sekundit kiiremini ja tulemus on siis see, et 2 sekundiga liider. Nüüd jääme ootama põnevusega seda 14. katse lõppu. Ma arvan, et sekund siia tänna suurt vahet ei ole, sest homme jääb veel ikkagi 70 kilomeetrit sõita, et täna seda rallivõitjat meil kindlasti paika ei panda, oled sa nõus? Jaa, kindlasti ja see on tegelikult selline värskendav olukord, et kui päeva alguses tundus, et Evans tõmbab veidike Neuville'ilt eest ära, siis pärastlõunatel katsetel on ikkagi Neuville, nagu sa juba mainisid, Evansist mööda saanud ja kuna homme 70 kilomeetrit on veel sõita ja eeldades, et siin nüüd linnakatsel mingit väga suurt draamat ei juhtu, siis ilmselgelt on kõik täiesti lähtine veel homme. Jaa, Neuville, ütle nüüd, kas mu arvutused peavad paika, et kui Neuville võidab ralli ja Ott jääb 3., siis piisab sellest Neuville'ile, et temast üldarvustuses mööduda või mitte? Ei piisa, sellepärast, et enne oli vahe üle 20 punkti, 21 või 22 punkti. Et Otiga peaks ikkagi midagi juhtuma, et Neuville selle teise koha saaks? Jah, Ott peaks praktiliselt ikkagi punktideta jääma. See on Neuville'i kõige parem šants oleks. No siis on Eesti rallifänni seisukohast Rallivõitu jahib, jah? Rallivõitu jahib ja selles suhtes eks see rallivõit oleks nii Neuville'ile kui Evansile väga oluline, et Neuville on siin palju rõhutanud, kui tähtis on tema jaoks hooaeg võimalikult hästi lõpetada ja tulete meelde, et Evansil pole ju sellest aastast veel ühtegi võitu. Et võib eeldada homme head võitlust. No kogu päeva kokku võtta, siis eile rehvi lõhkunud ja üle 2 minuti kaotanud Sébastien Ogier ikkagi näitab konkurentidele kandu ja ilma selle rehvi purunemiseta oleks meil juba tegelikult see üldseis päris igav, eks ju? Jaa, selles suhtes jäängi ise enne mõtlema, et kui Ogier ei oleks eile rehv läinud, et siis oleks väga huvitav näha, kuidas tal täna seal Neuville'i ja Evansi vastu läheb. Et pärast seda, kui nüüd täna Rovanperal rehv läks ja autoga probleem oli, et siis mõnes mõttes on Ogier ja Rovanpera nüüd pärastlõunal on sarnases olukorras, et midagi otseselt väga püüda ei ole, aga ometi on Ogier näitanud siin ikkagi noppinud katsevõite ja Rovanpera on igal katsel tegelikult päris, harjumatult palju aega kaotanud. Eks ta on siin autot seadistanud ja natuke siukseid ümmargusi lauseid andnud, aga tundub, et midagi tal päris hästi täna ei klapi enam. No vaatame tänast Oti liikumist ka. 8. katsel 4. koht, Evansile kaotust 9,2. 9. katse 4. koht, Ogier'le kaotust 6,2. 10. katsevõit, Ogier ees 0,1 sekundiga. Väga napid vahed, katse ise ka lühike, 7 kilomeetrit vaid. 11. katse Ogier'le katsevõit, Tänak 4, 11,3, 12. katse Tänak 4, Ogier esimene ja kaotust 9,4. Et üsna stabiilselt tegelikult oma kohal sõidab, aga mille taha Oti kiirus täna on võib-olla jäänud, oled neid katselõpu intervjuusid jälginud? No selliseid suuri tehnilisi probleeme tal ei ole olnud, vähemalt ise nii välja toonud, et üldplaanis on möödunud murevabalt, aga seesama, mis ikka viimaste rallidel ja mida ta tegelikult kogu hooaja vältel on rõhutanud, et ta lihtsalt ei leia seda vajalikku kiirust, et seal tippudele vastu saada. Jaa. Et nagu ta ütles ka
nagu ta ütles ka hoolduspausi ajal, et otseselt probleeme ei ole, aga lihtsalt ei ole seda kiirust, et Neville Evansit püüda. Küsiti ühel katse lõpu intervjuus, et mida sul oleks vaja, et sa saaksid teha ideaalset sõitu. Mul tundus, et Otil tegelikult oli vastus olemas, aga ta jättis selle välja ütlemata, ta ütles, et ma ei tea. Aga ma ei tea, spekuleerime, see on meie töö, mis siin ikka, et meie töö on rääkida võib-olla asjadest, millest me kõige täpsemalt ei tea, aga kui ta oleks öelnud, et mul oleks vaja kas Toyotat või Fordi, millise tormi see oleks meedias tekitanud? No kindlasti kõva tormi, arvestades kuidas me ka ise ja teised rallit päästavad meediad, et nii Eestis kui välismaal, et kuidas meile meeldib igast lausest kinni haarata, siis sellega oleks ikka paras torm tekkinud. Jaa, sest selle sama viivituse ajal näidati ju WRC All Live'is oli kokku pandud lausa terve klipp sellest, et mida Ott järgmisena teeb ja seisid siis need või stuudiokommentaatorid seal Oti boksi ees ja näitasid Oti nime peale, et enne ei liigu meil MM-sarjas keegi mitte kuhugi, kui Ott ei ole ära otsustanud, mis ta teeb, kuhu ta läheb, mis saab. Jah, eks see on ju ka loogiline tegelikult. Jah, et 2019 maailmameister on mees, kelle järgi hetkel siis need pusletükid ja malendid seisavad. Üldse päris huvitavaid klippe oli tegelikult selle viivituse ajal, et näidati siin kokkuvõtet Hispaania rallist. Mis seal veel näidati? Sa jälgisid natukene pingsamalt? Hispaania rallist siis meenutati Uus-Meremaa rallit, kus Rompere siis oma ajal oli see tiitli kindlustas. Räägiti Juha Kankuneniga, kes muideks ju täna esitles Toyota uut Rally2 autot, mis tegelikult ongi selle rallipäevaks suuremaid sündmusi. Jaa, teeme siit kiire kõllipausi. Spordile lisab hoogu Unibet TV, kus saad aastas tasuta vaadata ligemale 100 000 võistlust otseülekandena. Unibet, mängijatelt mängijatele. Aga enne kui me ralli üldseisust edasi räägime, siis mis katse ajal see võis nüüd olla? Vahet väga ei ole 11 või 12, kus All Live'i kommentaatorid andsid sihukese huvitava vihje, et järgmisel nädalal on sinisest tiimist oodata pressiteed, et me vist oleme ühel nõul, et see sinine tiim peab olema M-Sport. Jaa, seda küll, jah. Muud varianti, ma ütleme, Blue Team, nagu ta ütles, et ei näe. Ja viies nüüd kokku selle infokillu sellega, et enne ei juhtu midagi, kui Ott pole otsustanud, siis minu järeldus on see, et ega see peab olema Oti otsusega seotud. No, elame näeme. Eesti rallisõpradele see kindlasti väga meeldiks, aga ma ise olen suhteliselt konservatiivne spekulatsioonide osas, et ma püüan ise võimalikult neid vältida, aga elame näeme, iseenesest oli see muidugi huvitav vihje, mida nii-öelda katsalustuseks muu jutu sees välja visata. Sest huvitav pressiteade ei saa ju olla see, et Greg Priin lahkub. Seda me võime ju aimata ja selles mõttes ei oleks huvitav, sest see on ikkagi kurb, et Greg ei saanud jalgu alla selle hooajal. Aga jah, võime spekuleerima jääda, võib-olla siinkohal paneme spekulatsioonidele punkti peale ja ootame huviga siis järgmist nädalat, mis tuleb kahtlemata huvitav mitte ainult ralli seisukohast, vaid on tulemas ka selline suursündmus Kataris nagu jalgpalli MM, aga sel teemal räägivad juba teised podcastid edasi. Vaatan kiirelt, kuhu maani on meil jõudnud 14. katse. Neville juhib seda hetkel Tänaku ees 0,4 ja Ogier ees 0,6 sekundiga. Evans andis 2 sekundit juurde veel. 2 sekundit veel juurde. Neville'i edu siis Evansi ees viimasele päevale minnes 4 sekundit ja Tänak jääb Neville'ist maha 39,9.
seda puhta sõiduga kindlasti enam tagasi ei võta, siin peaks esimestel meestel midagi selgelt juhtuma, et Ott saaks kätte esiteks Evansi 35,9 sekundit ja nagu öeldud, siis 40 sekundit peaaegu Neville'ile. Takamoto Katsustast võiks ka natuke rääkida, et ikka päris nii ei ole, et kui Jaapanis oled sündinud, Jaapani teedel kasvanud, siis oled ka kohe automaatselt Jaapanis kiire, et on sul nagu arusaam, miks Katsuta ei näita tempot või või kuidas seda seletada? No tegelikult ralli eel Katsuta rääkiski ise, et on küll koduralli, aga need konkreetsed teed ei ole talle üldse väga tuttavad, et ta on mõnest teest mõnda lõiku varem sõitnud, aga ei ole päris sellised katsed, mille peal ta nii-öelda üles kasvanud on, kui ma õigesti mäletan. Ja mul tundub siin ka tema neid katselõpu intervjuusi vaadates, et tavaliselt ta on väga viisakas tagasihoidlik, et eriti emotsioone ei näita, siis täna on ta nii mitmegi katse lõpus olnud suhteliselt, võib-olla väliselt temale mitteomaselt isegi siuke närviline, et äkki on teistpidi siuke koduralli pinge ka peal, et ralli on ju populaarne Jaapanis ja siin hoolduspargist on näha, et suur huvi on Katsuta vastu, et äkki see kuidagi lisab ka siukseid pingeid, mida Katsuta võib-olla teistel rallidel ei ole kogenud. Jaa, see on huvitav mõttekäik. Ühest küljest võiks ju olla siuke mõnus kulgemine nende tuttavate inimeste ees ja autogramme jagades võiks ka nägu naeru tulla, aga jaa, eks ta teatud pingeid lisab. Päris vahva oli vaatepilt. Ta on ise rõhutanud ka, et ta väga tahaks siin rallil poodiumi kätte saada. Aga hetkel puhta kiirusega ta Tänaku vastu ikkagi ei saa. Jaa, Katsutel jääb siis poodiumis 24,6 sekundit puudu. Tahtsin öelda, et vahva oli näha, kuidas Jari-Mati Latvara ümber on päris suur hulk fänne pildistamas ühte kuulsat soomlast autogramme küsimas ja Jari muidugi väga rõõmsa meelega neid autogramme ka jagab, et ralli tundub ikkagi vähemalt selle seltskonna sees, kes seal raja ääres on ikkagi au sees. Jaa, seda tundub küll, seda on ka näha ja ka sellel samal linnakatsel, mis hetkel veel käib, on publikut ju ikkagi kõvasti. WRC2 seisu vaataks ka üle, meil siin viimast seisu arusaadavatel põhjustel ei ole, sest WRC2 mehed alles on selle Mikihiire katse peal, aga Emil Lindholm hoidmas kinni siis rallivõidust, Sami Pajari kaotamas 49,4, Gregor Munster meelega ei hakka üritama siin mingit hääldust välja väänata, sest ei tea, milline see õige hääldus on. Kaotab minuti juba ja Teemu Sunninen minut 05. Sunninen oli mingi 50 sekundit trahvi kuskilt tulnud. Jaa, Sunninen tegelikult oli hoolduspausile minnes Lindholmist vaid 11 sekundiga maas, aga ta hilines järgmisel kontrollpunkti piisavalt, et 50 sekundit trahvi saada, et ta pärast intervjuus oli selgitanud, et mootoriga olid olnud mingisugused probleemid, mis siis ütlest lisaaega nõudsid. Mis mulje on sulle lõpetaja lause? Ja siis ütlesi on andnud Lindholmile nüüd kõva puhvi, et Pajariga on ju vahe 47,6 sekundit praegu pärast tänast päeva, et Lindholm liigub hetkeseisuga kindlalt nii rallivõidu kui ka mis tähtsam Rally 2 MM-tiitli suunas. Jaa, üks kõva soomlane jälle tiitli võrra rikkam paistab homme olevat, aga Heikki Kovalainen, vormelimees, 2 minutit kaotust Emil Lindholmile, 55 sekundit kaotus Suninenile. No nende kilomeetrite peale 55 sekundit kaotust, võtame just Suninenile. On see Kovalaineni kohta hea või halb tulemus? No,
see peab muidugi arvestama sellega, et suuninilil pandi 50 sekundit nii-öelda sõiduväliselt otsa, aga tõsi, seda tuleb rallis ikka ette. Küllap ikka, kui me eksid, on ju debüüt MM-sarjas. Ja kuuldavasti mees tahab järgmine aasta terve hooaja teha. Kogemusi saab. Jah, just. Jaapanlasest kaardilugeja Kitagawa Sae on mehel. Kovalainen on kuuldavasti ka Jaapani meister, et Jaapani teed sobivad talle ja on natukene tuttavamad. Tahaks nüüd näha, mis Kovalainen siin Euroopa pool suudab korda saata. Jah, absoluutselt, sest et kui me eksi, siis Jaapani kohalikel rallidel on ta oma jagu juba osaleni. Aga vaatame, viskame pilgu homsele päevale ka. Vahepeal, palju õnne. Roland Poom on saanud isaks. Nüüd siis on see uudis välja hüüdud. Palju õnne, tere tulemast meeste sekka. Kaspar, ootame sind järgmisena. Aga soovin ka omalt poolt, väga palju õnne. Jaa, kindlasti rõõmus päev. Sel päeval ei tahaks isegi rallile mõelda ja vaatame, mis Rolandist meil homme saab. Aga homne päev, Kaspar, ma loodan, et sul täna teisi tegevusi ei ole? Välja on vaja magada, tõmsik valmis olla. Just. 1.08 hakkab siis pihta katsepikkuseks 7,5. Siis läheb tempokalt edasi 2.12, 3.10, 4.48 ja 7.18 siis Power Stage, siuke mõnus pühapäeva hommikune isadepäeva pannkoogi hommik ralli seltsis, jälle siis katsepikkus 7,52, seesama Asahi Gougen katse, millega päeva alustatakse ilma hoolduspausita, paneme. Ja kuidas see nüüd ilmaennustus on, et tuleb seda vihma või ei tule? Ma mingi aeg kuulsin, kommentaatorid arutasid, et enam-vähem 50-50 on võimalik. Et eks siis paista. Ei jää ju viienda silmse. Kui ma nüüd Google'it usaldan, siis Aichi prefektuur ja Toyota linn saab homme sademeid 70% tõenäosusega, mis on päris korralik. Jah, vaatame, mis see võiduvõitlusega teeb. Et need teed niigi on üsna keerukad, kasutame eestikeelset sõna, mitte öelda tricky. Jah, siin on ju sõitjad on ju korduvalt öelnud, et väga keerulised katsed ja väga nõudlik ralli on. Just, igatahes 70 kilomeetrit on veel minna, 69,82. Südamest loodan, et kõik need kilomeetrid saavad sõidetud, et kuskil ei pea hakkama jälle mingit katset mingitel imelikel ja halbadel põhjustel lühendama. Muuseas, Sordot ei ole telepildis täna näinud, et on ta üldse veel Jaapanis või? Küllap Jaapanis on, aga telepildis ei ole intervjuusid ei ole silma hakanud, et oleks andnud. Ja mille pärast mina isiklikult veel ootan homset päeva, et kas nüüd lõpuks Otilt tuleb Hyundai kohta ka mõni hea sõna, et me siin omavahel arutlesime ka hommikul Skype'is, et oleks viisakas ikkagi nii-öelda positiivsel toonil see aeg Hyundai's oli ta selline üles-alla kurviline tõusude mõõnadega, mis ta oli, aga loodetavasti mingit sõjakirvest kellelgi kuskil ei ole. Ma usun ja tahaks loota, et ei ole. Koostöö lõppeb ja kui veel siin nüüd järjekordne poodium ka tuleb, et mis siis ikka enam. Jaa, järjekordne poodium tõesti hetkel paistab ja paistab siis rallivõit hetkeseisuga Thierry Neuvillile tulevat aga see kõva duell on veel tulemas Evansi ja Neuvilli vahel. Ega Evansi mingit tehnilisi probleeme ju täna ei olnud. Mina nägin ühte katselõpu intervjuud, kus ta ütles, et ta pingutas küll kõvasti, aga tundub, et sellest ei piisanud. Ta
pärastlõunastel katsetel jah, natuke rääkis, et autoga on võib-olla natuke tunnetus ära kadunud, et ta küll ütles, et ta seadistusi ei muutnud, aga noh, eks seda teate ise, et kas ta muutis või mis ta muutis, aga ja ütleme, pärastlõunate katsete peale on tõesti hetkel tundub Neville'il see momentum kuidagi parem olevat. Jäi mulle ühest teisest ralliraadios kõrva, et Roomperel oli hommikul vist päris huvitavad intervjuud seoses seadistuste muutmistega või? Jah, ega ta nii ülemäära jutukas ei olnud, et siin tegelikult ka päeva eelviimasel katsel paluti tal seda suurt ajakaotust, mis ta on siin iga katsega saanud selgitada ja siis ta kuidagi alustas ka, et mis te tahate, et ma teile ütleksin, et mul pole teile midagi öelda, et natuke siit ja sealt seadistama, aga ega ta midagi täpsemalt ei rääkinud. Jaa, aga homme tuleb ka rajale, eks? Miks ta ei peaks? Ja ei, ma usun ikka, ja tal ju ses suhtes ju sõitis ilusti lõpuni täna ja ralli hooaeg on ju vaja ju ära lõpetada. Kuule, aga Kaspar, sulle soovin siis kena väljapuhkamist, ära täna rohkem tööd tee ja tee siis öösel jälle. Jah, eks tuleb teha. Ja kuulajatele ka, aitäh kuulamast. Kiirelt vaatan üle, ega ei ole mõnda küsimust viimasel hetkel laekunud, ei ole. Aga küsimusi ootame endiselt kuueskaik@delfi.ee. Õnnesoovid Rolandile võib ka samuti sinna sisse panna, et kanname homme ette pidulikult ja nii ongi. Head isadepäeva veel ei soovi, seda teeme homme. Kena laupäeva jätku. Aitäh! Jah, nägemist. 6. käigu tõi sinuni Unibet. Mängijatelt mängijatele. Podcasti 6. käik tõi teieni Autoline Bigbank efektiga. Bigbank. Laenudele spetsialiseerunud pank.